Teate, ma olen vahepeal Hispaaniast Balile jõudnud ja mõtlesin, et teen ka siit mõned sellised toredad videod. Seega, jah, järgnevad videod tulevad siis Balilt. Aga täna oleme sellises kohas nagu Kopenhaagen, mis on üks meie suurtest lemmikutest kohtadest siin Balil, kus hommikust käia söömas. Ja see on tegelikult selline Taani kohvik, kus on siis igast erinevaid toite valikus ja siin õhtusööki söömas ei saa käia, aga see on põhimõtteliselt siis hommiku ja selline brunchi koht. Aga mis selle kohviku eriliseks teeb, on see, et siin on väga huvitav kontseptsioon. Nimelt sa saad siin nii-öelda ise oma hommikusöögi kokku panna, ehk siis valid nimekirjast endale asju, mis sa siis soovid ja siis need sa saadki. Väga lihtne. Aga põhimõtteliselt neil on siis erinevad sellised paketid, kus on siis 3 asja, 5 asja, siis tuleb seal mingi selline väike sääst, aga põhimõtteliselt sa saad nagu võtta nii palju asju, kui sa tegelikult ise soovid ka. Nii et jah, tavaliselt mina võtan 3 asja ja mina saan sellest kõhu täiesti täis. Ja te ei taha teada, palju need 3 asja maksavad. Nimelt eurodes teeb see täpselt umbes 4 eurot. Okei, sinna tuleb mingi väike protsent makse juurde, aga põhimõtteliselt sellise 5 euroga saan mina oma hommikusöögi ja pluss kohv siis juurde selline 2-3 euri, seega jah, nagu mega soodne. Aga Balil ongi sellised soodsamad hinnad kui Euroopas, seega jah. Aga siin on ka väga äge selline eraldi matcha menüü ja siis jookide menüü, kus on siis, saad nii jääkohvi võtta kui tavalist kuuma kohvi ja erinevaid kokteile ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga valik on väga-väga suur. Nii, ja siin siis meie kohvid, ma võtsin cappuccino ja siin on üks iced long black, mis on siis must kohv. Aga see kohvik ise näeb mega ilus välja, ta on 2-kordne ja praeguseks hetkeks on minu arust siin Djangus päris mitu seda Kopenhaageni kohvikut juba, nii et. Aga siin siis meie toidud juba, ma võtsin sellise feta kreemi, sourdough ja siis muna. Ja siin siis veel peekonit ja avokaadot, aga minu need 3 asja on siis need muna, sourdough ja feta kreem. Nii et hea tisu. Ja loomulikult maitses see kõik ime hästi, nii et kui sa oled Djangus, siis kindlasti käi vähemalt korra Kopenhaageni kohvikus, sest siin on üli head asjad.